nädal aega neid huvitavaid reportaaže ja Peetri elu siin 24/7 silmapiiri 26 majas on kohe-kohe läbi saamas. Praegu on pühapäeva hommik. Kui ma Tartust tulin, tõesti isegi minu kodust siia on kui tee lubab ja saab ilusti sõita, siis näiteks täna hommikul ma tulin kõigest peaaegu 10 minutiga. Ja kuulsin hommikul ilusti, kuidas kirikukellad löövad ja kutsuvad inimesi kirikusse pühapäeva hommikul. Osad meist käivad, suurem osa meist siiski läheb kirikusse ju ainult jõulude ajal või võib-olla ka siis, kui on lihavõtted. Aga sina, Peeter, oled siin katusel, otse pilvede all, ilusa looduse taustal. Siin on küll väga kena olla. Ma olen vaadanud, et sul on all toas laua peal palju raamatuid, sulle meeldib lugeda. Eks see pühapäev on selline päev, kus need, kes lähevad kirikusse, kuulavad seal, mis jutte on. Mul kodus lapsed kuulavad võib-olla seda, mida mina neile raamatust ette loen. Mis sa arvad, Peeter, mis lugu või kas üldse oleks mõni lugu, mis võiks kõnetada meid kõiki? Ütleme, et näed, sinna kirikusse siiski paljud meist ei lähe neid lugusid kuulama. Mis võiks olla see lugu, mis siis selle nädala lõpetuseks võiks kõlada võib-olla või mis sulle oluline oleks? Selline pühapäevane jutlus. Ütleme nii. Mul on muidugi üks lugu. Tegelikult on see lugu kõigile teada ja võib-olla mõni on isegi lugenud. Ja see lugu on Kalevipoeg. Kalevipoeg. Keegi pühapäeval, kui ma võtaks lastele ette lugeda, see võtab ikka tüki aega. Ja lõpeb järgmine pühapäeval. Ja lõpeb sellega, et isegi minule kasvab see pikk habe ette, nagu me teame ühest sellest telesketšist. Et Kalevipoeg, jaa, me justkui kõik teame, eks ju, see on Eesti rahva eepos. Siin ei ole nüüd selle kristliku maailmapildiga vist väga palju midagi pistmist või sellest Kalevipojast tõesti seal kirikus ei räägita. Aga mis sealt Kalevipojast siis või mis sulle sealt oluline tundub? Kõigepealt, kui ma nüüd jutustan Kalevipoega, siis ma teen seda nii, et see mahuks nii enam-vähem 10 minutisse ära, ehk siis lükkan ta väga kokku. Aga mis seal oluline on, see on huvitav. Ja siis ma võtsin Kalevipoja kätte ja esimestest ridadest hakkasin aru saama. Ja siis ma sain aru ka sellest, et nii Feelman kui ka Kreutzwald olid ju arstid. Nii. Ja nemad arstidena kirjutasid seda lugu ja kõik ju teavad, et arstid eriti hästi teavad, kui rase naine hakkab kive tassima, siis tekib küsimus, miks ta seda teeb, kas ta on nii rumal või siis ta teeb seda nimelt. See oli esimene asi. Ja siis teine asi, mis mulle meelde tuli, oli see, et 2 Eesti suurt kujurit, Hull Kleen ja Amandus Adamson on oma Kalevipoegadele sarved pähe pannud. Kreutzwald, kes Kalevipoja lõpuni kirjutas, tema oli üsna suur konjunkturist ja veidi arg inimene ka ja tahtis pürgida sinna, kuhu tegelikult vaja ei olnud. Ja tema oskas ära varjata ja peita sellesse oma selle Kalevipoja loo sisse kõik selle, millest ma nüüd rääkima hakkan. Aga samas on ju need kõik korjatud kokku rahva suust ja rahva pärimuste järgi ja seda nii ära varjata, et üldse välja ei paista, ei ole võimalik. Aga natuke on, sest kui nüüd vaadata, kui paljud meist ja kui palju teist kallid sõbrad on Kalevipoega üldse lugenud. Siis võib-olla neid adaptsioone või teavad seal Saarepiigast ja midagi veel. Aga kõik on üsna Kalevipoja alguses kirjas. Ilmselt sellepärast, et Feelman oli alguse juures, aga pärast ei olnud. Ja Feelman lausa praktiseeriva arstina teadis väga hästi seda, mis ma enne ütles. Ja siis ma muidugi olen tänulik selle avastuse pärast ka oma vanaisale, kes õpetas mind ridade vahelt lugema. See on väga peenike kunst, algul ei näe mitte midagi, valget paberit ainult, aga pärast hakkad nägema. Nii. Eks see ridade vahelt lugemise oskuseks ilmselt on kõigil nendel inimestel, kes on elanud ka
just selle okupatsiooni ajal, nii et saavad sellest mõttest aru, et kui kirjutati võib-olla üht ja mõeldi midagi muud. Aga lähme asja juurde, millest sa rääkida tahad? Nii, räägin Lindast. Linda on Kalevipoja ema ja temast ma räägin. Ja kõigepealt siis tuleb alustada sellest, et ühes maha jäetud külas Saadjärve ääres elas vana lesknaine, kes kasvatas oma lapsi, tal oli 2 vanemat poega ja 3 tütart, Salme veidi vanem kui Linda ja kui vana oli Vares, seda keegi ei tea ja Lesk ise ka ei tea. Ja oli ta need lapsed siis korjanud muidugi nende sõjavägede käest, kes Eestimaalt üle käisid, eks ole, sest mehed olid kõik maha tapetud ja Eesti rahvas on mitmeid kordi olnud välja suremise äärel ja ainult tänu sellele, et need sõjaväed üle käisid ja et see kangem sugu oli elus, on see Eesti rahvas püsima jäänud. No kasvatas seal oma lapsi ja siis Salme ja Linda olid väga erinevad. Noh, ju neil olid ka siis erinevad isad. Salme oli selline veidi kergemeelne, väga ilus, nii nagu Lindagi. Ja mängis neid talupoja mänge, no sagedasti ju ronis koos vendadega lakke ja kui ta sealt alla tuli, siis oli undruk tagurpidi seljas ja juuksed ja seelik olid heinapepri täis ja Linda ei mänginud selliseid mänge. Noh, ja siis kui Salme juba naiseks sai, siis oli ta vaja ruttu mehele panna. Sellepärast, et see vendade kiim ei jäänud ju kellegile saladuseks ja ühest küljest ja teisest küljest oli Salme ilu juba üle terve maailma tuntud ja näiteks Riias, kus oli templirüütlite kontor, seal oli kõik seinad ja olid täis kriipsutatud, siivutud pilte Salmest. Ja siis kuulutaski Lesk kosjad välja. No muidugi need samad Frangi kuningriigi kullerid olid esimesena kohal, siis tulid Venest, Novgorodist ja Vladimirist tulid sealsete vürstide kullerid, siis tuli Islandist tähtipoeg. Ainult Kalev jäi hiljaks, temal võttis pikalt aega teadagi Soome soost. Ja siis pandi siis lauad olid kaetud, kõik need kullerid olid tulnud koos sõjavägedega ja Salme langetas üsna kiiresti otsuse ja valis tema muidugi siis Islandi kuningasoost tähtipoja ja need frangid ja vened, need saatsid oma keskjalad siis kuningakotta tagasi, et vot nii Salme on valiku teinud ja sealt tulid nad ruttu tagasi ja kesk oli antud, et nüüd kosige Linda, sest see, et Linda on olemas, see oli ka teada. Noh, midagi lesel ei olnud midagi üle, sest et sõjavägi oli ümber ja hakkas pulmapidu pihta. See oli vägev, viina 50 vaati, eks ole. ja kõik tõmbasid endal ninad täis ja Linda peitis ennast ära. Sest tema ei olnud ju veel küps naine ja tema ei tahtnud eriti mehele minna. Ja võib-olla see olekski nii läinud, sest Lesk ka ei tahtnud teda ära anda ja seal oli teine põhjus veel. Ja see põhjus oli selles, et Salme kosjadeks ja Salme pulmadeks oli kõik tüdrukute riided paremad, mis neil oli korjatud ja pandud Salme kirstu ja Lindal ei olnud midagi selga ka panna. Ja võib-olla olekski nii lõppenud, aga siis jõudis kohale Kalev. Kuningas Kalev. Kuningas Kalev oli selline vägev mees, ta oli Soomest lennanud kunagi aastakümneid tagasi kotka seljas Viru randa ja rajanud sinna Viru riigi. Ja ka tal oli pärijatega raskusi ja see pärijate probleem ajaski, noh ta oli vana mees juba, eks ole. Ja see pärijate probleem ajas ta nüüd kangesti marru ja kui ta Salme kosjadest kuulis, siis ta oli väga õnnelik, aga noh hiljaks, eks ole. No vot, Kalev tuli. Rivistas oma väed ülesse, piiras selle pulmaseltskonna kokku ja mõtles, olgu Linda siis Linda, aga kui Linda mulle ei meeldi, siis löön kõik maha ja võtan Salme. Ja siis Vares vaeneke, kes siiberdas seal, no Linda oli peidus ja siis selle pulmamaja ja Linda peidukoha vahel, see siis viis sõnumeid Lindale ja siis Lindale ei jäänud muud üle, sest tal tuli hirm peale. Et võib-olla Kalev lööbki kõik maha ja võib-olla lööb Salme ka maha, mine sa tea.
No selge, tarvis oli ikkagi sellist naiselikku vaistu ja tarkust, nagu ma aru saan ja isegi kui me vaatame seda vana ja lugu, siis me saame aru, et küll need Eesti naised on ikka kogu aeg väga ilusad olnud, eks ju? No on jaa, aga siin on üks, kujutavas kunstis on tehtud sellist asja, et vaata, lindat on joonistatud kuidagi sellise, nagu eevalikuks, eks ole. Tegelikult oli just Salme natukene eevalik ja linda oli rohkem Liliti moodi. Et siin on tehtud selline väikene no nii, aga ja ma saan aru, et ma hakkan lobis. Linda ikkagi lõpuks ju mehele sai. No jah, aga kuidas see käis? See on ka huvitav. Linda tegi otsuse, selga panna midagi ei olnud, siis ta saatis Varese siis põllu peale, Vares tõi sealt ämblike võrke, sellega ta kattis oma rinnad, siis ta korjas luigesuldi, kattis oma intiimse piirkonna luigesulgedega, siis võttis hennavärve ja vahtravärve ja lasi Varesel ennast ära maalida ja siis ilmus nii sinna pulmamajja. No kõigile hing kinnist oli tõesti vapustavalt ilus. Isegi vana Kalev tundis, kuidas surin hakkab selgroogu pidi üles tulema. No, ja siis oli Kalevil muidugi otsus tehtud, eks ole, hüppas hobuse selga ja ütles Lindale, et tule järgi, enne kärutas veel lese viina järele, et kosja kinnituseks ikka üks karikas viina juua, jõi selle ära ja siis hüppas hobuse selga, eks ole. Aga Linda läks Kalevi juurde, pani tal siis käe põlvest kõrgemale ja ütles, et ei, nii ei lähe. Kui lähed, siis lähed üksi, mina ilma pulmadeta siit ära ei lähe. Tubli naine. Tubli naine muidugi. No teised kosilased seal, kes olid, need lasid jalga, frangid ja vened läksid siis neid teisi riike vallutama, et oleks midagi teha. Ja jäigi sinna siis üksi Kalev hobuse seljas ja Linda, kes seisis tema lähedal ja siis Linda käskis Varesel, seal olid mõned salaviinad peidetud veskitiikidesse, käskis sealt need ära tuua ja valas aga muidku Kalevile viina, käskis tal hobuse seljast maha tulla, siis saatis Varese sinna ahju peale, kus purjus pillimees oli, tollele ka viina sisse, jõi nii kaua, kui ise häälde läks ja pill ka häälde läks. Ja siis ütles Kalevile, et nüüd on ristitants. Ja siis hakkas Linda tantsima. Ja mitte keegi, mitte kunagi ei ole näinud sellist tantsu, nagu Linda tantsis. Ja see oli nii võimas. See oli nii erootiline, see oli nii... Kalev oli täiesti pöörane ja siis andis Linda salaja Varesele märku. Vares rakendas hobused saani ette ja siis sõitis saan. 2 hobusega sõitis siis pulmamajja sisse. See saan oli nagu suur pulmavoodi. Ja siis viskas Linda ennast sinna saani põhja pikali ja Kalev... No. Nii, siit maalt väikesed lapsed enam edasi ei vaata. Igal juhul Linda ja Kalev said kokku sõbraks. Nii. Seal kõige magusama koha peal lõpetad ära. See oli võimas. No igas Kalev karjus Linda on minu ja Linda ütles Varesele, et anna piitsa ja saan sõitis pulmamajast välja Viru poole ja Kalev ümises veel, et kas sul midagi maha ei jäänud ja Linda ütles, kui jäi, siis jäi. Ja nii sai siis Linda mehele Kalevile. Ja nüüd võiks loos teha väikese pausi. Umbes 20 aastat, kui arvestada, et Linda oli nii 14-15, kui ta mehele läks. Siis 20 aastat, mis ta oli siis selline natuke üle 30. Ehk siis väga ilus, väga viljakas, ta valitses hästi riiki, sest Kalev oli nii vanaks jäänud. Kalev ei suutnud enam midagi, Kalev tegelikult tahtis ära surra, aga ta ei saanud eriti surra ka, sest see pärijate probleem oli ikka lahendamata, ehkki aastaid tagasi oli Linda talle kandnud neid lapsi ilmale küll 2, küll 3 kaupa ja neid oli tohutult palju. No aga kus siis pärijate probleem lahendamata? Kui lapsi oli nii palju, siis oli valik ka suur. No jah, vaata, kui Kalev tegi Lindaga sellest juttu, siis oli Linda vait ja keskis Varesel kõik oma lapsed tuppa tuua ja siis, kui Vares rivistas need lapsed üles ja Kalev neid vaatas, siis no sellist tobedust tuli näost. Kõik olid Kalevi moodi, kõik olid sellised tugevad ja tublid, aga no ei olnud seda vaimu, mis Linda sees oli. 2 nooremal pojal
natukene oli, aga siiski mitte. No ühel siit tilkus ila suunurgast, üks lihtsalt itsitas totrelt, mõnel olid püksid märjad. No ühesõnaga Kalev nägi, et siit midagi tule, saatis lapsed minema ja muretses veel hullem. Ja no muretses nii, et jäi haigeks. Ta oli puruhaige. No mitmed aastad neil enam Lindaga lapsi ei olnud ja Kalev ei saanudki enam lapsi. Ja siis Linda hakkas Kalevit põetama, põetas teda väsimuseni, põetas, tegi endale voodi sinna Kalevi haige tuppa, et oleks kogu aeg Kalevi lähedal. Ja siis ühel päeval, kui juba videvikuks kiskus, tundis Linda, et ta läheb üleni palavaks. Ta läks selline kuumus tuli akendest, ustest igalt poolt sisse. Linda tegi kõik aknad lahti, et jahedust tuleks, aga ei tulnud jahedust. Ta oli nii kuum, et ta rebis kõik riided seljast ära, kukkus täiesti rammetult selle oma voodi peale pikali, käed, jalad laiali, juuksed laiali ja siis tunneb, kuidas mingi raskus tuleb tema peale. Surub teda sinna patjade sisse ja nende sulgede sisse. Ja siis ta järsku näeb, kuidas puruhaige Kalev järsku läheb näost siledaks ja lubi valgeks ja tõuseb istukile sirgelt ja räägib täiesti ebaloomuliku häälega, et nüüd sa saad poja ja sellest saab kuningas. Ja siis kukub tagasi ja siis see kuumus kaob ära ja jahedus tuleb tagasi. Ja siis Linda hakkab jaheda, tõmbab endale linad ümber, kukub voodist välja, sest tõusta ta ei suutnud. Ja Kalev ajab ennast rögisedas püsti ja nagu kuulis seda oma endist juttu, mis ei olnud tema jutt ja ägiseb sealt, et ei, las pojad viskavad liisku, et kes võidab, saab kuningaks, ära sa jaga seda riiki ja siis sureb ära. Ja siis oli Kalev surnud. Ja nüüd Linda tõesti ei teadnud, mida teha. Tal oli kõigepealt mõtlemisaega vaja, sest et kui Kalev oli suremas, siis hakkasid need kosilased tagasi tulema, eks ole. Kõik ootasid, kuni Kalev ära sureb. No just nagu Odysseuse puhul, eks ole. Tuli ja muidugi Tuuslar kõigepealt, see Kalevi vennapoeg. Ja siis päeval siis käivad Linda ümber ja lipitsevad ja kiidavad tema ilu ja öösel panevad kõrtsides kärakat. Ja Linda ei tea, mida teha, sest kedagi valida ei ole, pärijat ei ole ja ta venitas siis seda Kalevi surmast kuulutamisega, teeskles, et Kalev on elus. Ja kutsus ravitsejad igalt poolt üle maailma kokku, need käisid targa näoga ringi, vaatasid Kalevi laipa ja püüdsid seda elustada ja siis ajasid mingeid oma tobedaid dispuute. Ja siis jõudis Linda otsusele. Ja see otsus oli ikka väga ränk. Ja see otsus tuli selle pärast, et nädalaid läks juba üle kuu ja Linda tundis, et ta on rase. Ja see on see koht, kus nüüd ma hakkasin mõtlema, et Fehlmann ja Kreutzwald olid arstid. Ja kui ta tundis, et ta on rase, siis ta tundis meeletut kabuhirmu, sest kujuta ette, kui nüüd teada saadakse, et Kalev oli ju täiesti vana mees ja täiesti võimatu. Ja nüüd saadakse teada, et Linda on üle aisa löönud. Ja siis tapetakse maha ja siis on jälle see võim on kindlasti Tuuslari käes ja nii edasi. Ja siis võttis Linda vastu väga-väga ränga otsuse. Siis ta kärutas kõigepealt kõik Viru kodanikud, kõik Viru rahva, siis kõik need kosilased ja kosilaste kaaskonnad ja kõik kärutas siis Kalevile suurt hauasammast tegema, sest kõigepealt ta ütles muidugi neile, et Kalev on surnud ja ja siis seda hauasammast kokku panema. Ja kõik vedasid kive kokku ja Linda ei jäänud ikka rahule, et ei ole piisavalt suur ja siis toodi abimehe ja Tuusla saatis Soome või Soomest veel oma sugulasi kandsid kive ja siis kui mägi oli juba piisavalt suur, siis läks Linda ka oma kiviga. Selle oli ta lasknud siis Lasnamäele valmis panna ja ise siis, et oma ümarat kõhtu varjata, siis ta lasi varesel endale, ma ei tea, 5 või 7 undrukut ümber sättida, jalad olid juba jämedad, siis ta lasi neid sukkasid panna, et varjata seda, et just nagu oleks mitmeid sukki seal jalas. No sellest kujunes pärast isegi mood
kõik see Eesti naised on kandnud ikka undrukuid üksteise peal ja sukki ja kõike seda. Ja siis läks niiviisi nagu Kubu lasi ennast sõidutada Lasnamäele, seal oli hiigla suur kivi. Rebis selle kivi endale sülle, tohutult raske, tal oli tohutult valus, kõik lausa verd tuli silmadest ja tõstis selle üles, vares sidus neid ohjasid ja igasuguseid sidemeid kivi ümber ja ta läks selle kiviga ja läks ja järsku kerkis see kivi õhku ja prantsatas maha. Ja siis ta proovis seda tõsta, aga enam ei jõudnud. Siis kutsuti abilised, et Linda saaks ikka sinna mäeni ära minna, et abilised proovisid isegi igasuguseid tõstemehhanisme, kivi ei liigu, kivi läheb järjest raskemaks, vajub järjest rohkem maa sisse. Järsku Linda tunneb, et tal jalad on märjad. Siis ta vaatab maha ja näeb, et sealt kivi alt tuleb allikas välja. Ja siis vesi kõigepealt moodustab niresid, siis ojasid, siis jõgesid, siis hakkab täitma seda lohku seal veeru peal ja siis hakkab juba järveks muutuma ja siis hakkab see järv järjest kasvama ja siis Linda näeb oma vaimus, kuidas see järv läheb üle kallaste ja tuhiseb selle Kalevi kantsi peale ja pühib selle merre ja siis meri taganeb ja tõuseb suur hiidlaine ja tuleb tagasi. Ja siis on see linn ja rahvas kadunud ja siis saab Linda aru, kes talle märku annab. Ja siis Linda ütleb, et aitab, annan alla, sinu võit, sina oled ülem. Ja siis jääb vesi vait. Jääb nii, nagu ta on. Ja Linda on täiesti õnnetu sellepärast, et see plaan, mis ta pidas, ei läinud läbi. Sa vihjad sellele, et ta siiski sai aru, et ta ei tahtnud seda last sünnitada? Jah, vihjan ja tema plaan oli see laps kaotada. Aga see, kes selle lapse isa oli, see hakkas vastu. Ja siis Vares rahustab Lindat, et usu mind, et ma räägin kõigile, et Kalev tegi. Et saa aru, ma saan seda teha. Ta on nii tubli mees, see Kalev oli nii tubli mees, lendas kotkaga siia kohale, rajas riigi ja veel surres sünnitas päri ja nad usuvad seda, Ma olen näinud, kuidas vanad mehed söövad nöörid riista ümber ja ikka saavad hakkama. No, ühesõnaga, nii läkski. Kuulutati siis välja, et Linda on rase Kalevist ja kõik rahvas uskus ja kõik olid maru õnnelikud, et näed, milline kangelane Kalev on, et tuli tõesti, rajas riigi ja tegi veel pärija ka, veel suri voodil. Noh, sünnitusest, kui Linda sünnitas, see on nii kirjanduslik jutt, et seda võib igaüks Kalevi poest lugeda, see on väga mõistukõnet täis, seal on, näiteks on sellised pildid, et kui ta sünnitas, siis need rõhutajad, kes teda aitasid, nägid seal 4 kätt ja 4 jalga ja 2 pead ja arvasid, et seal on veel keegi, mitte Linda üksinda. Ja tohutult raske oli, nad kõik kartsid, et Linda sureb ära, sest see, kes sündis, oli nii suur, et normaalse naise seest, normaalselt isalt selliseid ei sünni. Nii, ja siis sündis poeg ära ja siis jättis Linda riigi valitsemise üldse Varese hooleks, ise imetas oma poega ja toitis teda ja kosilased läksid minema. Mis seal ikka, kuningas on sündinud, ainult Tuuslar. See oli selline, see ei uskunud üldse seda, mida nüüd Vares kuulutas, temal oli ikka väga tugevad kahtlused ja tema mõtles, et sellest saame üle, see riigi värk, eks ole. Ja siis ta käis ikka Lindale peale, et kuule Linda, et aga Linda saatis ta minema. Ja Tuuslar läkski. Aga ta ei läinud kaugele, ta sõitis oma laevadega sinna saarte vahele, peitis sinna ära ja passis peale, kuni siis rahvas oli linnast läinud kuskile eemale Tanumale pidu pidama ja Linda oli üksi kodus. Pojad olid läinud jahile ja Linda keetis pliidi ääres poegadele süüa ja imetas oma kõige nooremat. Ja siis tuli Tuuslari mehed, tõmbasid talle koti pähe ja viisid ta laeva ja siis nad sõitsid sinna kaldale, kus Tuuslari laager oli. Viisid ta maale, revisid
pühakal siis selle koti peast, revisid riided seljast ära, tõmbasid lindal käed-jalad laiali, sidusid need kinni ja et tuuslar saaks ta ära vägistada ja oma poja ja pärija sünnitada ja siis küllap linda peaks ta nüüd siis talle mehele ka minema. Aga tuuslar vaeneke ei teadnud seda, et ta peaaegu oleks linda sisse ära uppunud ja linda naeris, et sa vaene vennikene, põlvepikku poisikene, minu sees on hoopis vägevam ramm olnud. Ja siis juhtus jälle ime. Siis kõu kõmises, tuli, lõi maasse sinna linda kõrvale, nii et tuuslar lendas nagu peksa saanud penni kaugemale, jäi kägarasse vedelema. Tuuslari mehed põlesid ära ja linda oli järsku kadunud. Ainult üks hääl ütles, seesama tuttav hääl, mida ta kuulis kunagi Kalevi suust. Naine, mida sa nüüd tegid? Ja siis murdus sealt paekaldast üks rahn ja prantsatas alla tuuslari kõrvale, nii et tuuslar ärkas üles, tegi silmad lahti ja nägi, et kivist linda seisab. Ja siis lasi tuuslar jalga ja tundis ainult, kuidas keegi ta peas ütleb, et jookse, sinuga tegeleb juba keegi teine. Ja ongi kõik, mis ma tahtsin rääkida. Et kui nüüd kedagi huvitab, siis mõelgu sellele, kelle ukse kõrval Kalevipoeg siis Kaljukülles kättpidi kinni on. Jah, eks selliste lugudega, eriti nendega, mis siis kusagilt meile on tulnud. Ja selle loo puhul siis see on ju tõesti ju nendelt kuuldud ja nende käest tulnud, kes on enne meid siin olnud, nagu sa ütlesid, et rahvapärimusest ja rahvamuistenditest. See on meie enda valik siis, kas me usume või ei usu, või siis mida me siis üldse usume. Võib-olla usume seda, mida keegi meile on siia sisse importinud või toonud neid teisi võõraid lugusid. See on meie oma lugu. Inga, minul on ükskõik, uskuge mida tahate, aga mina tahaksin seda, et võib-olla see minu tänane lugu mõne inimese ajab Kalevipoega lugema, et lihtsalt vaadata, et kas see Peeter rääkis tõtt või ajas lihtsalt pada, et lugege rahulikult Kalevi. Just, et võib-olla tõesti ongi õige kuidagi jälle leida üles ja minna tagasi, kui me vaatame praegu seda maailmagi, tagasi oma juurde, et aru saada, kes me siin oleme, kus me oleme, miks me oleme, kas või siin samas Silmapiiri 26 katuse pealt, kus on imeilus vaade siin Eestimaale, et rohkem muretseda nende oma asjade pärast ja iseenda pärast, mis me siin oleme. Aga Peetri juttu kuulates, nii nagu see kummaline hääl, mis ütles Lindele, naine, mida sa nüüd tegid? Mine tea, võib-olla peaks ütlema Peetrile, Peeter, mida sa nüüd tegid? Sa viiad sellele, mis mul öösel juhtus. No võt, asjad ei juhtu niisama, nii et Peeter on juba hoiatava märgi saanud. No ja ma ei kuulanud, näis mis edasi. Ühesõnaga, asi juhtus nii, mu kallid sõbrad, et täna öösel häkiti minu Facebooki kontosse ja saadeti teile, ma ei tea, mitukümmend igasuguseid laenupakkumisi ja ma ei tea veel mida. Palun, mina seda ei teinud, uskuge mind. Inga arvab, et see on mulle märk antud, et ma seda Kalevipoja ja Linda lugu ei räägiks. Võib-olla, aga siis näis, mis edasi saab. Ma loodan siiski, et ma saan oma konto tagasi. Praegu töö selle üle käib ja vaatame, millega see lõpeb. Igatahes oli põnev nädal. Meil on olnud siin päris vahvaid hetki. Küll Peetril, küll ühe teise tegelase kui nüüd minu kui Ingaga. Aga väga mõnus on siin olla ja ilusat pühapäeva kõigile. Nägemiseni!